Martini käest ühe küsimuse, et как вообще гонка прошла и пару слов о конце гонки, последний круг. Уровень был напряжение гонки большой, да потом как гонки вместе с друзьями начали все вместе работать. И наконец, самой гонки я думал, что успею без первых, но не получилось, и друзья были сильнее, но все повезло, я третий сейчас пригласил не Nii et Anna Moogis on kolmanda kohaga igati rahul. Meeskond võttis sellise taktika, et olla võimalikult aktiivne ja ise kui õnnestus ära sõita kolme mehega, et hakkas kõik kenasti toimima, kõik mehed hakkasid tööle ja lõpus lootus olla esimene ründas, aga ei vedanud seekord välja, kui on kolmanda kohal ja siiski väga rõõmus. Spasiba, ütleme kolmanda koha mehele aitäh, läheme siit Teiskonda käiksime oma teise otsa ja Squeeze on meil järgmine küsitletav terve kord Jelis Dušinove. Oli junior etap oli suhteliselt platsi Naskолько измонировалось в начале гонки. Какими мыслями ты зашел в гонку? Ну, я хотел ехать на 3, но не знал, что будет только втроем. Я хотел побольше каких-то, но все нормально, потерял, было очень трудно там впереди втроем. Как вы чувствовали, что доедете до конца? Если какой-то была чуть-чуть полегче, но втроем трудно. И один И чувствовали, что будет первый, что сзади никто не будет. Ну, когда видели, что осталось 5 людей, там было больше, чем 2 минута, они Taits, ma kantsin jope selga. Selge, see oli siis parima noorraturi täna kommentaarid, et läks eesmärgiga Eesti ära sõita, õnnestus ära sõita ja 2 riiki meil lõppusid, nad ütlesid, et parima õnnestused peaks asi lehtu olema ning kolmekesi nad ette jäävad ja loomulikult oli see tema selline parim tulemus meeste klassis, kui võidab esimest aastat. Tanel, tahab vene keeles rääkida? Tegelikult tahab prantsuse keeles rääkida, räägime eesti keeles. No oli see õiglane auhind sulle selle 2 päeva eest. Eile sõitsid sa üle 100 kilomeetri ees, täna sõitsid üle 100 kilomeetri ees ja lõpuks tuli see võit ka. Ja, mul on tuli rohkem, et iga eelmine kilomeetri on euro, mis pingutab. Aga tegelikult täna sain lõpuks kahju kätte, eile pärast ei või kilomeetri suurde, aga täna tuli ära, et näiteks lõpuks vahetada. Tuli lõpuks kahju. Sinu esimene kommentaar, üks esimese kommentaar siin peatreener Toivo Suvel oli, et Mägi-Ralli kohta ei ole ju paha finiš, ütlesid sa. Kas oled siis tegelikult ka selles osas nagu edasi läinud või täna lihtsalt kukkus välja? Ei ole kindlasti. Lihtsalt ma arvan, täna ma esimese loodus seadus, et tegelikult mul ei ole kiiruskalar ja mul ei ole võrdluskalar ja üks maksad ja lihtsalt nii palju läinud, et mul õnnestab lihtsalt võib-olla vähemalt seadus neid räägitada. Räägi ära, ka 7. ringil ära sõitsid, kuidas olukord läks?
kui me ise pärast tekitasid, keegi on elu lahti, et ma vaatasin, et oli natuke rohkem sõideid ka, et natuke üllatunud ühe tänu 2 samatud. Et ma jällegi Eesti sama natuke peale veel nagu eile, et ehtul samuti järgi ei tulnud, kui lõpunud ja võetud. ja kui seda keegi järgi tuleb, siis seda ees väga rahulikuma sõitnud mulle, aga finiš, viimane ring, ma arvan, et ise ründab niimoodi, et sa võidad üksinda ära, aga niimoodi ei juhtunud. jah, siin seal neid kaudse tänkega, seda teid varem väga mitu kilomeetrit selles samas põles, et ei tervise osagi vastu tulnud. selle arvelt juhtum nad läheks, et ma korralikult roolisi tõusud on natuke kehtinud. Tolle hetkel tõusid reaalselt liiva täpselt, et paraku jätkub lõpu peale. Kas nende sõitlude põhjal, mis on 2 päeva näidanud, võib öelda, et sa oled oma parimate päevade tasemel tagasi ja sa oled ja saab teha sporti nii-öelda ikkagi ilma probleemideta, et sul need põlvekood on saanud? jah, ma arvan, et ma olen liikult kündanud eelkõige, et ma olen jäänud rattil, et ma käin ühte nädalas, ma käin põlevusega ja liikunud. Suur tänu, see oli Tanel Agerti kommentaar tänasele võistlusele ja teeme siis Eesti kolmikule veel korraliku aplausi.